Täna on rahvusvaheline õpetajate päev. Lähme uurime, kuidas see päev möödub meie koolis. Milline on teie arust hea õpetaja? Minu arust on hea õpetaja sõbralik, abivalmis ja ta kindlasti peaks teadma, mida ta õpetab meile. Kes seletab seda teemat piisavalt arusaadavalt, et sulle jääks see meelde? Aga kas siiani on abituriendid hästi hakkama saanud? Ja, on küll. Tunnid on olnud väga huvitavad. Ajaloos oli üks inimene, kes natukene käitus lapsikult, aga muidu on super. Võiks öelda, et üpris hästi. Õpetasid hästi ja olid ranged ka piisavalt. Kuidas õpilased on end siiani üleval pidanud? Väga hästi. Kõik on sõnakuulekad ja osavad ja me siiamaani saan hakkama. No enam-vähem korralikult minu arvates. Ikkagi käiakse tundides, kuulatakse õpetajaid, mis mulle meeldib, aga samas on ka neid õpilasi, kes tunnis ei käi ja siis pean mina õppejuht sekkuma ja neid suunama õigesse kohta. Aga mis kogemuse annab see, kui saad ise ära proovida õpetaja töö? No ma arvan, et kui on soov ise õpetajaks hakata tulevikus, siis see kindlasti aitab saada aru, kuidas noortematega tegeleda ja niimoodi. Ja see annabki sellise kogemuse, et ma saan proovida, mida tähendab olla õpetaja või minu juhtumi puhul õppejuht. Ja eks need inimesed, kes on selles ametis huvitatud, küll nende huvi võiks selle tõttu kasvada. Aga kas sa arvad, et saad ise õpetajatööga paremini hakkama kui õpetaja ise? No tahaks arvata, et ego on kõrgel, et võiks saada küll paremini hakkama. Miks hakkasite teie õpetajaks? Ma arvan, et natuke oli see juhuslik, sest kui mina ülikooli õppima läksin, siis enam eraldi õpetajaid ja neid päris biolooge ei õpetatud, vaid kõik said tänu õpetajatele suurele põuale ka õpetaja kutse kohe ülikoolist kaasa. Ja pärast juba, kui lapsed olid väikesed, oli see üks äraütlemata sobilik elukutse, mida sai ka maal pidada, sest vahepeal ma elasin ka väiksemas kohas kui Tartu ja seal ma selle õpetajaameti juurde jõudsingi natuke tänu juhusele. Ma arvan, et ma ei osanud midagi muud teha. Et ma tegelikult tahtsin arstiks saada. Aga kuna mul matemaatika oli lõputunnistuse 4, ma ei julgenud sinna minna, siis ma läksin õppima Eesti filoloogiat ja siis minust sai õpetaja. Aga kuidas teile meeldib see, et on loodud õpetajatele selline päev nagu õpetajate päev? Oi, see on väga tore päev. See on üks hästi mõnus päev ja ma olen sellega väga rahul. Ma arvan, et see on väga tore, et õpetajaid saab niimoodi tunnustada ja õpilased saavad ennast panna õpetaja ametisse. Et nagu täna meie direktori asendajaga ütles, siis õpetajad saavad või õpilased saavad tunda seda, mida tunneb õpetaja igapäevaselt. Et see on hästi lahe. Kuidas möödus päev koolimajas? Tänane päev koolimajas möödus väga hästi. Kõik õpetajad olid sõbralikud, kõik õpilased olid sõbralikud ja kõik aktsepteerisid seda, et ma olen direktor. Läks väga hästi. Kuidas enda roll meeldis? Väga meeldis. Ei taha, et see halvasti kõlaks, aga sain käsutada veits inimesi, sain nagu tunda seda direktori rolli, aga samas ma sain olla ka see väga sõbralik ja tore direktor, kes hommikul teretab õpilasi ja joob kohvi. Kuidas sai täna hakkama teie asetäitja? Mina asetäitja sai hakkama väga ilusasti. Kannatas ära kõigepealt varahommikul kange kohvi, organiseeris kooli tööd, käis ja kontrollis ja oli olemas. Olen väga rahul. Õpilaste ja abiturientide meelest möödus päev kenasti. Õpetajatele meeldib, et on olemas selline päev nagu õpetajate päev.